Saaremaal Ümanda valla Karalaküla põllud on teinekord nii kivised, et ühest põlluservast teise saab minna ka kivilt kivile hüpates. Karalakülas elava Kaja Juuliku ja tema pere jaoks on põldude kividest puhastamine iga-aastane töö, mida ikka ja jälle pärast põlluharimist teha tuleb. See on nagu kartuli korjamine. Muudkud võta maast ja korja. Selle kandi kivised põllud on andnud tõuke ka kivist aedade ehitamiseks. Kiviaed on siin kandis kerkinud ilmselt sama kaua, kui kaua on siin põldu haritud. Neid väikseid kive on lihtsalt tarvis kiviaia sisse panna. Ja et kiviaed oleks hästi palju ära täidetud, sellepärast on vaja neid väikese kive. See on küll väga tülikas töö pidevalt neid väikseid korjata, aga ma arvan, et kiviaed säilib kauem, kui aed on hästi ära täidetud. Oma väljanägemiselt võivad kiviaiad erineda üsna suuresti. Põhjus selleks on lihtne, millist kivi kusagil maa välja annab, sellised on ka aiad. Karalakandi põldudelt tuleb välja paekivi ja seega on siin levinud ka peamiselt paekivist laotud aiad. Kõige õigem ongi oma kandi põldude kivid just sinna lähistele aedadesse laduda, sest see tagab just sellele kandile omase ajalooliselt õige ja ehtsa materjali kasutamise. Kivist aedadest ongi saanud selle kandi omamoodi visiitkaart. Kuna üles on laotud ka lagunenud mitmesaja-aastased kiviaiad, on see ka uue elu saanud osa Karalaküla muistsest maastikust. Tavaliselt, et kui me laan seda aeda ringi, siis on ka vanad kivi olemas. Seda kivi ei ole kunagi nii palju, et ma pean lisa juurde tooma. Mina teen aedu sellepärast, et mulle see töö meeldib. Ma olen neid teinud vast üle 10 aasta neid aedu. See oli mul alguses hobi. Praegu ta on päris töö. Olen FIE ja selle töö peale päris välja koolitanud. Et see töö mulle nagu meeldib ja rahulik nokitsemistöö. Füüsiliselt on muidugi raske, aga selle tööga ei tohi ennast ära tappa. Tööd tuleb vaikselt teha, siis ta ei ole raske. Siin külas nii lapsed kui täiskasvanud oskavad aedu teha, kellel selleks vajadus on. Et need aiad on ju ennem kunagi kõik olnud, et neid nüüd uuesti üles teha, et see on ju hea. Ta muudab ju külailme ja kõikide nende talude ilmet ta muudab. Siin on ka ilus vaadata. Kaja Juuliku arvates on kiviaia ladumine üks hea ja rahulik nokitsemistöö. Kivide aeda sobitamist nimetab Kaja füüsiliseks käsitööks. See on nagu lapiteki tehnika, kus iga tükk peab leidma oma koha suures tervikus. Ääre peale panen sellised kivid, millel on ilus äär nagu. Ja keskele saab pandud need väikesed kivid äärte alla. Ja mida rohkem selle aia saab nagu täis pandud, seda paremini ta püsib. Selle last läheb niipidi. Et eks muidugi aastatega on see ilumus ka tekkinud, et sa tead. Näed enam-vähem ära, kus sa mingi kivi paned. Ja mõni kivi on seda, et ta tükk aega ei sobi, siis viskad teda edasi. Aga lõpuks on ikka igale kivile on oma koht nagu olemas. Et lõppatusena teda ikka ära visata pole mõtet. Siin on näiteks see väik läheb siia auku, teise peale, siis me peame alla panema nii palju kive, et ta jääks püsima. Nii lükkame natuke kokku, nüüd ta on suhteliselt tugev. Mina olen selline inimene, kes tahab midagi elus mingi jälje jätta, et see aiatöö on ju ka, et see ei ole nagu mingi toidu tegemine, et ma söön selle ära ja seda enam ei ole. Et see jääb sulle võib-olla 100 aastateks, see jääb lastelastele vaadata, et ta on nagu selline järjepidev asi, et
ta ei kao nagu kuskile ja kui teda aastatega hooldada ja teha, et see aed jääb nagu. Et see on nagu elusümbol, mis nagu kestab põlvest põlve. Ma olen omale väikese eesmärgi püstitanud, et kuna on 5 last, et siis ma võib-olla iga lapse jaoks nagu laon kilomeetri aeda, et selle aasta lõpus võib-olla mul saab kuskil 3 kilomeetrit tehtud, nii et poole peal ma juba olen sellel eesmärgil. Vastupidavaks teeb see, kui sa saad hästi tihedasti läpitud, et ei jää neid vahesid. Mida vähem on neid õhuaukusid, seda parem aiale. Iga töö puhul on minu meelest tähtis see, et sa pead seda tööd armastama ja ma arvan, et mina seda tööd armastan ja mulle see töö meeldib. Muidu ma seda tööd ei teeks. Et see on tegelikult füüsiliselt ju raske töö ja püsivust peab olema selle töö juures ka. Ja teinekord ma olen tähele pannud ka seda, et kui ikka tuju on paha, et ega see aiameeter ei lähe ka siis edasi, et ta läheb ikkagi, et kui sul on normaalne tuju ja tahad seda tööd nagu teha, siis need kivid nagu lähevad iseenesest paika ja nende igal kivil on oma koht kohe olemas, et seda tööd peab siis ikka tegema mõnuga ja naudinguga. Ja ma olen tavaliselt teinud päevas kuskil 3 tundi keskmiselt teen aed, et siis ma olen parajasti füüsiliselt ära väsinud ja parajasti on sedasi siis nagu jääb nagu aega ka teiste tööde ja asjade jaoks, et et ei ole nii väsinud, et sa enam mitte midagi muud teha ei jaksa. Lagunenud kiviaia taastamisel tuleks jälgida seda, millisena aiaehitaja selle ammustel aegadel rajanud oli, kui kõrge või lai oli aed ja millise mustriga laotud. Nii jääb kestma just kohalikule olustikule iseloomulik maastikuelement. Kuigi uus maakasutus peidab tihti jäljed varasemast, on Eesti maastikus siiani võimalik lugeda jälgi muinasajast, millest on säilinud linnuste varemeid ning muinasaegseid põlde ja kalmeid. Kiviaiadki on kui jälg esivanemate elust ja tegemistest. Kiviaed on üks vähese sellist maastikuelemente, mis on kestnud aastasadu ja neid on rajatud siis kõikide valitsejate ajal. Ja tänu selle aastasadu pikkuse traditsioonile see on muutunud meile igiomaks, et kui nüüd küsida kohalike elanike käest, et mis on teie maastikule omast, näiteks kuskil Saaremaal või Põhja-Eestis, siis nad ikka nimetavad, et kiviaed, kadakad, Saaremaal ka tuulikud, et on teatud elemendid, millega inimesed end seotavad, mis loob neil nagu identiteedi tunde ja selle tunde edasikestmiseks ongi meil vaja neid kiviaedasi ka taastada. Vanad mõisasüdamikud koos nende juurde kuuluvate parkide ja alleedega on ümbritsevas põllumajandusmaastikus omamoodi maamärgid. Oma olemuselt olid mõisad küll võõrnähtus, kuid kuna nende mõju on kestnud aastasadu, siis on nad pikapeale Eesti maastikule iseloomulikuks saanud. Mõisate ümbruses olevad kiviaiad on kahtlemata vastavasse traditsiooni oma jälje jätnud, kujundades paratamatult nii kohalikku maitset kui korralikku aiastandardit. Praktiliselt iga kiviaed on tegelikult ainulaadne, et kivid võeti ümbruskonna põllult, heinamaalt ja paigutati siis põlluserva ja iga kivi on ju erinev, et vastavalt sellele, millised kivid piirkonnas olid, selline tuli ka kiviaed, et kui kivi oli rohkem, ehitati laiem kiviaed ja kõrgem, kui oli vähem, siis püüti kividega olla ökonoomsem ja kiviaed olid palju kitsamad ja madalamad. Üsna paljudes Saaremaa majapidamistes olevat õue tagumist osa piirav kiviaed olnud omamoodi jäätmaaks, kohaks, mille peale igasugu vana kola jalust tõsta ja teinekord ka lihtsalt prahti visata. Praegusel ajal on see komme küll kadunud. Ka Kaja Juuliku taastamistöö kiviaedade kallal on päevavalgele toonud mitmeid huvitavaid märke sealkandis elanud inimestest. Need on kõik tulnud mul kiviaedade seest või siit aia äärest kuskil mulla seest on tulnud. Et siin on üks näiteks mingi uksekäepide. Siin on, see on hobuse raudasid on. Ja kuna siin on olnud esimese Eesti Vabariigi aegu oli siin piirivalvekordon, siis on mul väga palju siin sõjatehnikat välja tulnud. Et kõige unikum on selline püstol, mis ma olen leidnud siit samast aia äärest. Päris mulla sees oli. No kui vaadata Eestimaa maastikke, siis võib öelda, et kiviaiad on selline maastiku element, mis on päris Eesti oma, et on väga iseloomulik Eestile, et kui vaadata Euroopat laiemalt,
siis on 2 riiki, Eesti ja Iirimaa, kus kiviaiad on väga laialdaselt levinud. Eestis on kiviaiad laialdaselt levinud seal, kus on palju kive. Saartel, Harjumaal, Pärnumaal ja Läänemaal. Ka kiviaedade hooldamisele, taastamisele ja rajamisele on põllumajandusliku keskkonnatoetusega rahaliselt kaasa aidatud neis paigus, kus kivist aiad ajalooliselt traditsioonilised. Väga enam ei paista need kivid välja, aga just kui käisin siin vaatamas, kui nad just värskelt tuhninud olid, siin minu heinamaad rikkunud, siis praktiliselt siga korra lükkab kärsaga ja kivi on kohe ees. Et seepärast need kiviaedusi nii palju tehtud on ja nii suuri, et muidu see põlluvarimine nagu võimalik ei olnud. Kuskil tuli need kivid panna ju. Korjame nad siis kokku. Eks kiviaia juures on neid peeneid kive ka tarvis. Minul neid praegu seal võtta polegi eriti. Pärast ära tuua. Et just suuremaid kinni panna, siis on vaja väikseid kilde ja igasuguse kujuga neid kive. Toome siis kive juurde. Ega aeda muidu ei saa. Peeter Hermiku koduküla Kiili Läänemaal on samuti üks näide külast, kus maast üha uued ja uued kerkivad kivid kiviaiad traditsiooniliseks on muutnud. Üldiselt tehakse seda tööd ikka kinnastega, aga kindlad läheb palju. 3 päeva lähevad niisugused nahksed. 5 kindlad ei pea päevagi. Teeme väiksemaks. Kui sa teed seda tööd, siis sa paratamatult ka vaatad neid kive ja kivid on ju väga huvitavad asjad. Igal kivil on oma väljanägemine ja küllap ka iseloom. Oma raskusel, et kui sa juba 3 päeva oled teinud, siis sa juba tajud, et see mingi sinine kantis tükk on 5 korda raskem kui see pae siin sama suur mingisugune lahmakas. Kui sa paned kivi siia, siis ta ei tohi jääda loksuma, ükski kivi. Siis ta nagu püsib. Kiviaeda tehakse ju valdavalt looduses. Looduses olek ise on hea inimesele. Ja kui seal on mingid loomingud ka veel juures, et nende paika sättimine on kahtlemata ju looming. See ei ole mingi telliselt müüri ladumine, mida saab nagu teha mingist lihtsalt kätteõpitud moel. On pidevalt mõtlemist, kuhu mingi asi istub ja siis hakkad kaalutlema ja ta ei tahaks hästi minna, aga ma taga midagi tegema. Liigutama natuke, et ta paremini istuks, nii, seda näeb mingi pragu vahel, aga sinna torkame midagi väiksemat. Kivi raskem osa peab jääma alati kivi aia keskele poole, siis ta nagu ei vaju välja. Selle võib ka nii panna. Kuigi ta nüüd päris hästi ei istu. Kunagi on siis see jupp siit, 10 meetrit on tehtud praegu seda taastada, ütleme seda osa päris. See on siit siis kivipurustajasse veetud, kui siin oli Kolossi all kivipurustaja, mis siis teede täiteks kasutati ja mujale killustikuks. Kive hakkab ka väheks jääma. Võeti kõik kivid, kus kätte saadi, siis nagu ei olnud huvi midagi säilitada, mis on vana ja väärtuslik. Tegelikult on siin taastada kilomeetrite viisi, ütleme nii, seal mets on kiviaedu täis, aga see on nagu kõige paremini säilinud osa ja ta võib ju olla üks selline kena osa siin. Et siis vähemalt mingi mälestusmärk nagu oleks selle meeletule tööle, mis siin on tehtud, sest et kujutate ise ette, et mismoodi need käsitsi paika aeti, mis siin all on, need alumised suured kivid. See peale ka kõige suurem, siin on palju suuremaid. Et see töö on ikka päris ränk. Kohe nüüd saab paar kivi paika, mis siia tahtsid minna. Neil läheb siia peale küll. Siit koha pealt kõrgus käes. Päris viisakas. Kogemata pime kana leidis tera. Läks hästi paika. Tema seal küll püsib. Mõnus töö omamoodi. Eks ta on nagu poisikese legomäng, minu legomäng. Et niimoodi ta jääb, see pealispind jääb muidugi lähedalt vaadates konelik, aga vaadad kaugemalt, siis ta ongi nagu see siledus piisavalt, et sellesse loodusse sobitud enam-vähem. Liiga silekivi aeg pole ilus. Peab natuke kõver olema, nagu kõik on siin looduses. Millegipärast on inimestel ikka arvamus, et kiviaed peab olema sirge, hästi laotud kuidagi. Et ta näeks
näeks nagu tee poolt hea välja. Aiad võivadki olla sellised, nagu nad tehakse. Ei ole niimoodi, et see on nüüd õige aed ja see on vale aed. Nii kuidas tehakse, nii ongi, et kas ta nüüd stabiilne või ilus või kole, et seda näitab aeg. Väga hästi laotud aed peaks vastu pidama ikka aastakümneid ja sadu aastaid, aga kiviaedade vaenlaseks on eelkõige siis Eestimaa külmad talved ja kindlasti kiviaedes lõhuvad ka põõsad ja puud. Muidugi see ei tähenda seda, et me peaksime kõik puud ja põõsad kiviaedadest eemaldama, et samas need puud ja põõsad loovad ise täiendavad elupaikasid ja samas nad on ka väga atraktiivsed, dekoratiivsed elemendid maastikel, et siin peab olema teatud tasakaal, et on ilus hooldatud kiviaed, aga seal peaks kindlasti olema ka mõned puud ja põõsad kasvama ja just nimelt need Eestimaile omased liigid võiks seal olla. Kivist aia püstipanemine annab eelduse paljude looduslike liikide säilimisele, kes kasutavad kiviaedu elupaigana. Kiviaedade pragudes näeb aeg-ajalt piltsatamas sisalikke, kes aga päikselistel ilmadel hea meelega end kividel ka pikemalt soojendavad. Sestap tuleks kiviaedade ümber toimetades arvestada ka sealse elustikuga. Paljud tolmeldajad leiavad varjepaiga kiviaias, et päeval, kui on hirmus palav, siis ega ka putukad ei jahi teisi putukaid või ei tee oma korjet. Nad on varjepaik paljudele tolmeldajatele või jooksiklastele. Paljudele liikidele on kiviaed ka pesapaigaks või elupaigaks, et kui me võtame mõned linnuliigid, kivitäks või kadakatäks või väike põõsaslind, siis pesapaik on tihti peale kiviaias. Väga paljud väiksed närilised elavad kiviaedadest, nirk, tuhkur, kivinugist, kõik elavad, on seotud kiviaedega või igaüks teab, et kui kiviaeda lähed, siis võid rästiku käest ammustada saada. Ja paljudel loomadel on kiviaed ka talvitumuspaigaks. No ta on üks üsna hea elupaik. Valmis maja ju, mine ja ela. Mitte valmis maja, vaid valmis, mis asi siis? Tohutu suur korter elama, eks. Kiviaedu võib jagada üldjoontes 3 ossa: raudkivist koos paekiviga ja ainult paekivist aiad. Kiviaia algne tähendus olla piirdeks karjale on tänaseks saanud uuema kuue. Nüüd vaadatakse sellele ehitisele pigem kui iluasjale. Paljud vanad ja praktiliselt karjaaiad on praeguseks metsa kasvanud, jäädes nii vaid tunnistuseks endiste asustuspiirkondade kohta. No mina nii palju, kui ma ennast mäletan ma kiviaedu ka. Ja need kiviaiad olid, tee ääres olid kiviaiad, põhiliselt neid tehti põldude ümber, sellepärast, et see on siin ju niisugune kivine pinnas, ei saanud ju põldu ju harida. Kivid tulid välja ja siis need veeti lihtsalt kaugemale ja ma arvan, et niimoodi need kiviaiad siis tekkisidki. Eks ikkagi põllult ära veetud kivid laoti põllu serva ja enamasti püüti nad siis ikkagi niimoodi laduda, et nad vähem seda põllumaad enda alla haaraks. Ja nii tekkisidki kiviaiad põldude ja heinamaade piirile. Olid ka spetsiaalsed kivide vedamise reed ja samuti ka olid kivivõõvankrid, millel siis see keskmine osa oli hästi madal tehtud, nii et sinna peale sai kivid veeretada. Aeg-ajalt ikkagi muidugi, kui nad ümber vajusid, siis põllumaa oli nii palju kallis, et seda väärtustati iga jalatäit ja kui kivid hakkasid ikka kiviaiast laiali varisema, siis need tõsteti uuesti üles. Sest nad ikkagi oma otstarvet ka täitsid kuni viimase ajani, sest loomi karjatati põldudele, siis pidi mingi piire ees olema, et nad ei läheks paha peale. Aga oli ka aeg, kus neid kiviaedu ju viidi ära siit. Purustati külas seal tee ääres päris kohe mitu, üks paarsada meetrit neid veeti minema, ma ei teagi, kus tööstusesse. Ja oli ju võtta see valmis, kõik ilusti laotud, polnud vaja ju kusagilt neid üksikuid kive korjata, võtta aga sealt seda kivi. Kiviaia kunagine ehitaja ei valinud kive sobivuse järgi, vaid paigutas lihtsalt põllult toodud kivid lähemasse aeda. Kõige olulisem oli aia funktsionaalsus ja vastupidavus. Tänaseks on lihtne ja praktiline kiviaed muutunud pigem moodsaks dekoratiivelemendiks, mille puhul peetakse üldjuhul oluliseks seda, et aed oleks laotud sirgelt,
ja ühtlaselt. Kas üks kiviaed on üles laotud tarviduse või toreduse pärast, eks seda ole juba ka nende väljanägemisest näha. No nüüd tehakse ikka väga ilusti, ma pean ütlema. Aga siis lihtsalt, ta oli praktiline vajadus, ega siis ta lihtsalt laoti ülesse ja oligi, ega ei pööratud niisugust esteetilisusele minu meelest niisugust rõhku, et ta niisugune kaunis oleks. Nüüd nad on iluasjad ja nüüd on nagu läinud moodi, et ilusad on, et uuesti jälle üles laduda ja neid restaureerida ja et silm peal puhkaks. Eks me peame ikka neid esivanemate tööd ja vaeva ikka meeles pidama ja seda need nooremad jätkama, sest kuidas siis muidu oleks ju täielik kaos ju, kui me nendest lugu ei pea. Altmõisa talu Läänemaal, Tuuru külas, see on koht, kus kiviaia ehitamise tarkused ja nipid ka päris noorena on võimalik selgeks saada. Altmõisa suviste noorte töölaagrite käigus õpitakse selgeks mitmeid talutöid. Kiviaedade ladumine on üks nende seas. Et neid selliseid kive äärte ei pane, sest et need kukuvad kohe ära siit. Äärte lähevad alati kas suuremad kivid või paekivid ja nad peavad olema kaldega sisse poole. Praegu näed, see on siia pantud, tal on kalle väljapoole. Sest kui me paneme siia ülesse poole veel kive, siis nad kukuvad lihtsalt maha. Vesi läheb vahele talvel, tõmbab laiali ja on kogu lugu. Ja siis, kui on ääred ära laotud, kõigepealt laotaksegi ääred ära ja siis lõpuks see klibu keskele ja siis tuleb tekitada selline kuhil peale, väikene. Et ta ülevalt läheb nagu kuhja. Meil tuleb hästi palju nagu seda klibu, sellepärast, et me kasvatame nagu maasikaid ja kiletusmasina all peab olema puhas enam-vähem. Puhtaks ei saa kunagi, et meie põllud on nagu killustikuga kaetud. Et siis on nagu suuremad kivid ära võetud, et ta ei lõhuks nagu kilet ära. Et muidu vanasti nii väikseid kive ei korjatud tegelikult. Et väga vähesel määral, et ikka ainult suuremad ära. Ja siis oli nagu hea küll, aga meil ei ole seda võimalik teha. Et see lõhub lihtsalt liiga palju nagu masinaid ära. Et see on niisugune lõputu ring, et maa ikkagi toob tohutul hulgal iga aasta kive välja. Et see on nagu puhastus, et kusagilt nad tulevad. Igal kevadel ja igal sügisel on põllud kividega kaetud. Ma võin su jalgealust õõnestada. Õõnestame jalgealust. Point shaken. Nii pidi ta läheb, nii tõstatki siia samma peale. Mai. Et vaatame, kuhu ta sobib. Ta sobib siia. Praegu ta sobib siia väga hästi, et siis tuleb jälle vaadata, et kivi ei tohi jääda niimoodi kõikuma. Et siis tuleb teda sobitada ja keerata ja vaadata, et see kõikumine oleks nagu kõige väiksem. Et üks kiviaed oleks stabiilne ja oleks hea, kui kivid, mis aeda laotakse, asetatakse aeda sedasi, nagu need kivid ise tahaksidki vastu maad olla. Et need ei oleks võimalik kuidagi ümber lükata ja et nad jääksid sellisesse poosi sinna aeda, et tema raskuskese oleks suunatud aia keskele. Jälgida, et järgmised kivid fikseeruksid alumiste kivide peale ja ei töötaks neile kiiluna. Kuna me nii peame igal aastal kive korjama, siis miks mitte ühildada selle ilu loomisega. Et igal juhul on see palju mõttekam, sest ühtemoodi tuleb kivi vedada ära ikkagi. Ei saa jätta keset põldu mingisuguseid kuhjasid. Ja siis vaadake, et visuaalselt ka ikkagi ilus jääb. Et kui te olete teinud selle müüri ära, siis natukene mõned sammud eemale ja vaatate, kuidas ta visuaalselt paistab. Et see on nagu selle suve selline õppeprojekt ka, et nad tulevikus ise oskaksid ka ehitada. Siis hästi hea oleks laduda mingi 3 rida ära ja siis mingisugune laiem
latakas peale, mis jälle seoks. Et väga nagu terve kliibuhunnik ei oleks nagu ühes kohas. No nad ei tee ainult kiviaedad, selles suhtes ei tekita see nagu sellist depressiooni või mingisugust tüdimust, et jälle kivid, vaid et iga päev praktiliselt on nagu erinev töö. See kiviaia ehitamine meiepoolselt on just nimelt need õhtused korraks, ütleme, lustimised. See ongi kambaga kokku, visatakse natukene kiviaeda, et siia nii pika aia me oleme visanud 2 päeva. Et tegelikult jõuab. Et kui see oleks lihtsalt töö, et siis see on vaimselt kurnav. Aga kui see on pika päeva jätk või mingi vaheldus, siis tuleb see asi palju paremini välja. Vaata, panen siia ilusasti valmis, see on nii ilusad kivid. Seegi aed võib korralikult hooldatuna püsida aastasadu ja olla oma stabiilse ehitusviisiga eeskujuks kõigile järgmistele. Et aia väljanägemine säiliks, tuleks hoolitseda, et see võsa, heina või prügi sisse kaotsi ei läheks ning välja vajunud kivid peaks aiale tagasi tõstma. Kõik võimalikud kiviaiad tegelikult lagunevad just nimelt selle maa liikumisega, et kivid paisuvad ja ikkagi tekib mingisugune lagunemine, et see on nagu paratamatused, et aastas korra üle käia, aga ta ei ole selline, mis järgmiseks aastaks oleks kõik laiali. Et nad on üksikud kohad, mis võivad vajuda just nimelt selle maa kerkimisega. Loodetavasti on külas rohkem kui üks talunik, kes on huvitatud kiviaedade taastamiseks, et ta loob jälle küla kogukonna tunde. Ja kui neid on juba rohkem, siis tekibki nagu ühe või teise küla omapära. Me tahame väga loota, et ka külastajad saavad sellest osa, et mõned viimase uuringud on näidanud, et inimesed on tajunud muutusi Eesti maastikes just Lääne-Eestis ja oluline roll on selles just kiviaedade rajamisel, taastamisel, hooldamisel olnud. Kiviaedade ehitamine on enamikel juhtudel märk stabiilsusest ning kaalukast kultuurilisest kogemusest. Aedade ladumist kui üsnagi mahukat tööd ei olnud ju mõtet ajutise tulemuse saavutamiseks ette võtta. Vastav traditsioon ei tekkinud Eestiski üleöö. Tänasel päeval on esivanemate tegevuse jäljed muutumas hinnatud vaatamisväärsuseks turistidele. Seega aitab kiviaedade rajamine ja taastamine tugevdada meie endi identiteeditunnet ning võimaldab ka teistel rahvastel tundma õppida meie minevikku.